Palun vabandust, et Eestis elab naisi rohkem kui mehi. Mõistan, et see on sügavalt ebaõiglane ja ebavõrdne seis. Sestap vabandan, et naiste ja meeste suhe on naiste kasuks. Ma vabandan, et Eestis üleesindatud naised on palga mõttes alaesindatud palgafondis. Ma vabandan, et tööandjad peavad naistele 1/3 võrra vähem maksma kui meestele. Ma tõesti palun andeks, et Eesti naiste haridus on kõrgem kui meestel, aga ometi on töötasu madal. Mul on ülimalt piinlik ja taaskord ma vabandan, et Eesti palgalõhe pole kilu. Valitsus eesotsas jumaliku, ent sedapuhku lahkuva peaministriga on seda mulle lihtsurelikule sotsiaaldemokraadile korduvalt püüdnud selgeks teha. Mul on kahju, aga minu naiseaju pole vastu võtnud mõtet, et võrdväärse töö eest ei peagi saama võrdset palka, nii et põlvitan hernestel ja palun andeks. Ma tunnen häbi, et ma pole ära tundnud, et mees on peretoitja. Eriti olukorras, kus üksikemasid per capita on rohkem kui üheski teises Euroopa Liidu liikmesriigis. Raputan tuhke pähe ja häbenen silmad selja taha. Taganen oma saatanlikust ideest, et ka üksinda lapsi kasvataval õpetajal või lasteaednikul on õigus palgatõusuks. Milline jultunud mõte. Ai. Siis vabandan veel selle eest, et olen kasutanud Eesti vanasõnad täiesti valesti, kui olen öelnud, naine räägib, kui kana pissib. Tegelikult on ju õige, et laps räägib, kui kana pissib. Kuna kana ei pissi, siis Pärnu jagu lapsi ei ütlegi, et elavad vaesuses ja ainuke toit on koolitoit. Ja lõpuks mu isiklik vabandus oma valijate ees. Andke mulle andeks, et pidite mind valima, kuivõrd olen ikka esimeste seas valimisnimekirjas. See jama tuleb viibimatult lõpetada. Naistel on õigus olla valimisnimekirja viimaste hulgas, sest naine ei nõua endale põhiseaduses ette nähtud õigust võrdsele kohtlemisele. Eesti naine ootab palukesi, mis neile pudeneb. Piiks, säuts, andke jumala pärast mulle andeks.